Milliseid uuringuid raseduse ajal tehakse? Analüüside andmiseks on sobiv aeg raseduse 10. nädalast ja 11. kuni 14. rasedusnädalal tehakse esimese trimestri ultraheli uuring, millega täpsustatakse ja kinnitatakse raseduse suurust, hinnatakse loote kromosomaalsete haiguste riski ja uuritakse loodet arengurikete suhtes, mis antud raseduse suuruses on tuvastatavad. Täiendavaid uuringuid tehakse siis, kui skriiningus leitakse riskide olemasolu. Edasi suunatakse naine teise trimestri ultraheli uuringule ja parim aeg selleks on raseduse 19. kuni 21. rasedusnädal. Teise trimestri ultraheli peamiseks ülesandeks ongi hinnata loote anatoomilist ehitust, avastada patoloogiad ja samuti kirjeldada platsenta asukohta. Tavaliselt tehakse raseduse ajal umbes 3-4 ultraheli uuringut ja 3. trimestri ultraheli vajadus oleneb raseduse kulust ja muudest riskiteguritest või kui vajalik on hinnata näiteks loote kasvu, kaalu või eesasetsevat osa. Teised uuringud, milleks võib olla näiteks glükoositolerantsustest või kardiotokograafia ja muud spetsiifilisemad uuringud, need tehakse juba vastavalt vajadusele ja näidustuste olemasolul.